minemas siis orientatsiooni vihiku 3. tunni juurde. Ja sealses tunnis siis puudutame enamjaolt 4 teemat, mis on siis ka välja kirjutatud siia tahvlile. Ja esimeseks teemaks need on sellised tasandid, ehk siis sõltlase erinevad tasandid. Ja õigemini võib neid nimetada isegi staadiumiteks. Ja kõige esimeseks staadiumiks on siis seesama sotsiaalne tasand. Sellel tasandil inimene, ta justkui suudab ennast kontrollida. Näiteks kas mingisugused, ütleme, sellised vastuvõtud, kus pakutakse alkoholi, midagi sellist, sa võtad selle pokaali sampust näiteks, lööd kokku, jood ta ära, paned sinna, võib-olla võtad 1-2 veel õhtu peale ja sellega on kõik. Sa suudad justkui ennast ohjeldada nende asjades. Sa käid tööl, ütleme nädalavahetusel, sa võid juua seal, ütleme, võib-olla midagi, 2 õlut midagi ära, midagi sellist, ja see on kõik. Sa suudad panna sellele ühe piiri. Ja see, kui sa oskad seda teha, siis seda nimetatakse sotsiaalseks tasandiks. Aga see on sõltuvuse selline väga tavaline kõige esimene tasand, kus siis pärast seda hakkab see kõik asi järjest edasi ja edasi minema. Teine tasand on siis harjumise tasand. Ja sellel tasemel siis me hakkame justkui harjuma. Ja harjuma siis pigem alkoholi või narkootikumidega me hakkame järjest rohkem selle sisse harjuma. Ja me harjuma, et alkohol on meie hea sõber või narkootikumid on meie hea sõber, me kasutame seda ja me tunneme, et oi, kõik on nii vägev ja lilleline. Et see on selline harjumise tasand. Ja kindlasti sellel tasandil hakkab saama see meie nagu üheks tähtsamaks osaks. Mina enda elus, kui ma olin harjumise tasandil, siis minu jaoks oli väga normaalne igal õhtul üks six-pack õlut ära juua ja mulle ei tundunud, et see nagu üldse midagi ebanormaalselt selles oleks, sest ma olin harjunud sellega, see oli minu jaoks nagu traditsioon minna poodi, võtta see six-pack ja ta õhtul ära juua ja niimoodi seda teha iga päev. Mõnel päeval läks see asi rohkem, mõnel päeval võib-olla tuli sinna sisse juba kangem kraam ja nii see asi läks ja seda siis me aina rohkem nagu harjusime selle asjaga. Ma harjusin enda justkui selle sõbraga, kes tegelikkuses oli ka minu vaenlane. Järgmine tasand sellest on siis juba sõltuvuse tasand. Sõltuvuse tasandil on see alkohol või narkootikum, ta on sinu sõber ja sinu kõige nagu kõigem. Sa ülistad teda. Ta on sul igal pool. Ta peab olema sul hommikul, ta peab olema sul õhtul, ta peab olema sul olenevalt ükskõik mis aasta ajast. Ta on sinu sõber. Sa ärkad, ta peab olema sinu kõrval. Sa lähed magama, ta on sinu kõrval. Ükskõik mis kellaaeg, ta on sinu kõrval. Ja see on see, mis on sõltlase ainus mõte tol hetkel. Olenemata kuupäevast, olenemata kellaajast, olenemata ükskõik millisest asjast. Ta on number 1 sinu elus. Kõik raha, kõik võimalikud asjad, kõik on suunatud alkoholi peale. Mina sellisel tasemel, sõltuvuse tasandil, kui ma olin, minu jaoks rahaühik oligi alkohol. Ja kõik, mida ma arvutasin ma alkoholiks. Ma arvutasin, mitu õlut ma selle eest saan, ma arvutasin, mitu viina ma selle eest saan, ma arvutasin kõik asjad, arvutasin alkoholiks. Ükskõik, mille peale ma mõtlesin. Hommikul ärgates, ükskõik kus ma olin, vaatasin ma enda kõrvale. Kõigepealt, kui ma tegin silmad lahti, ma katsusin enda kõrvalt, kas minu kõrval on pudel. Kui seda ei olnud, see oli muidugi minu jaoks katastroof. Aga kui see oli, ma isegi alguses katsusin, et pudel on mul siin
ja järgmine etapp ma tõstsin seda pudelit. Ja ma tahtsin selle tõste järgi, ma sain aru, kui palju seal sees on seda. Järelikult ma arvutasin kõik selleks, kui palju seal sees on seda alkoholi. Ja ma tundsin sellist rõõmu sellest, olenemata, mis see kell oli või mis aeg oli või mis kuupäev oli. Kõik ma arvutasin endal alkoholiks. Ja järgmine tasand, sõltuvuse tasandist. Tihtipeale me mõtleme, et me saame hakkama ja kõik me saame korda ja kõik on hästi, siis järgmist tasandit nimetatakse surm. Ma teen selle topelt üle, et see oleks ilusti näha ja teen ringi ka veel ümber. See on tasand, mis järgneb alati pärast sõltuvuse tasandit. Nüüd, kui sa sel hetkel, kui sa oled sõltuvuse tasandil, välja mingi abiga ei tule, jumala abiga minnes kuskile rehabilitatsioonikeskusesse, siis tahad sa või taha, järgmine tasand on surm. Üks asi, mida ma tahaks kindlasti puudutada tänases tunnis veel, on meie emotsionaalsetest haavadest. Siis on olukordi, kus emotsionaalsed haavad ennast tõstavad esile. Ja nad tulevad kuskil kohas meil esile, mingis X kohas, siis tihtipeale on need halvad mälestused, on lein, on viha meie sees, on sellised asjad, mis tõstavad esile siis jälle narkootikumid ja alkoholid, sest need on justkui meie rohi. Kui me võib-olla alguses kuskil, ütleme, harjumise tasandil või sotsiaaltasandil oli meie jaoks, nad olid kui lihtsalt fun'i jaoks, et me tundsime ennast mõnusalt ja lahedalt, siis emotsionaalsed haavad on need, kus me kasutame seda justkui enda rohuna, leevendusena. Me tarvitame selleks, et maha suruda enda lein, et maha suruda enda viha ja kõik muud negatiivsed asjad. Nii et sellest saab justkui meie ravim sellel hetkel, mitte kui tuju tõstja, aga meie ravim. Ja see on see, mis meid tihtipeale ka viib uuesti tagasi nendesse kohtadesse, kust me tulime.